Me kuulasime ühte Eesti Laulu poolfinalisti, aga mul on hea meel, et küll on tulnud tänavuste poolfinaalide saatejuhid Martin Veismann ja Kristel Aaslait. Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! No oli ilus lugu või? Täitsa ilus lugu, jah. No alustas ju seda, esimest poolfinaali alustab ka või ees sama lugu ja ma ei tea, minu arust annab sellise hea positiivne algus. Absoluutselt. Kas siis saatele või siis päevale või kuidas võtad, kuidas alustad? No täpselt. No te olete Eesti Laulu saatejuhi karjääri mõttes debütandid. Kristel, sina oled käinud küll, sa oled olnud suur favoriit koos kartuuniga. Enne just me mainisime. Oli siis väga valus, kui sa lõpuks favoriidi seisuses ei pääsenud Eurovisioonile? Ei olnud tegelikult, sest no kui sa vaatad seal ikkagi ringi ja kuulad teiste lugusid, siis sul tekivad enda lemmikud ja mulle tol aastal Jüri lugu väga meeldis, nii et Jürile nii-öelda kaotada ei olnud absoluutselt valus ega ei olnud ma olin nii lähedal ja ma ise tegelikult tol hetkel ja ka tagantjärgi mõtlen, et ju siis pidi nii minema ja tegelikult ma arvan, et ma ei oleks valmis olnud selleks niikuinii, et mina olen väga selle poolt, et elu juhtub täpselt sel hetkel, kui ta juhtuma peab ja kui ma olen määratud sinna kunagi minema, siis juhtub see siis, kui see juhtuma peab. Kui palju sa tagantjärel oled neid esitusi vaadanud, kas poolfinaalis või siis finaalis? Ma ei ole üldse vaatanud selle, poolfinaali oma ma ei vaatanud sellepärast, ma mäletan, kui ma seda salvestasin, siis ma jooksin, ma tegin teist korda, ma sain teise võimaluse veest, mul oli hääl oli täiesti katki ja ma mäletan, et ma ei vaatanud seda kuigi rõõmsa meelega ja ma mäletan, ma jooksin sealt lavalt nuttes minema, sellepärast, et ma olin nii pettunud enda, sest ma ei suutnud ennast nagu kokku võtta, sest tavaliselt on ikka see, et närviga, äkki kuidagi adrenaliin nagu teeb selle töö, et okei, sul on hääl on ära, aga tõmbame ära selle ja seal olid nii keerulised kohad ja lõpuks finaalis oli ka see, et tuleb tunnistada, et lihtsalt me saime, minu jaoks hammustasime liiga suure tüki, et oleks pidanud natukene kasvõi see, et see pikk noot seal ei oleks olnud, oleks võinud olla näiteks A või O peal, siis oleks kõik olnud hästi, aga et ta oli I peal ja ta oli nii kõrge, siis see kaevas mulle sellise korraliku augu ja sellepärast ma ei julge vaadata neid asju, sest ma ei taha seda läbi elada seda kõike. No Martin, sa nii kõva laulumees ei ole. Kas sa oled nagu mina, et sa ei saa arugi, mis kuradi A ja O-dest siin juttu käib? Või sa ikka nii palju muusikat tead? No ütleme, ma selle peale tõesti ei ole mõelnud, et mõnda vokaali on raskem laulda. Me oleme sellest kui sa proovid korra I, vaata sul tõmbab kõik ja siis on A, kus sul on kõik kurk on lahti ja siis ongi see vahe, aga räägides. Aga üleüldises mõttes selline melomaan, ma ütleks, ma olen, et ma olen muusikaga nii-öelda väga lähedalt seotud, igapäevaselt ma kuulan, otsin uut muusikat, ma Eesti Laulule olen kogu aeg väga palju kaasa elanud, mulle meeletult meeldis see mõte, et me läheme selle nii-öelda Eurovisiooni mõtte, paneme sinna kuhugi mõne riiuli peale ja räägime siin, mis Eesti artistid tahavad teha, aitame neil eestlastele uusi artiste tutvustada ja mulle see nagu formaat meeletult meeldib, et selles suhtes nagu muusikaga ma olen ikkagi nagu hinges on nagu minu jaoks väga oluline, ma kuulan palju muusikat. Aga sul on ka ikkagi Eesti Lauluga oma ajalugu olemas, mingisugune logovärk, räägi see lugu ka ikka ära. Jaa, siin oli, kui Disco 4000 oli selline kollektiiv, Piret Järvis-Milder oli selle bändi üks liikmetest ja siis nad küsisid, et kuule Martin, et meil oleks logo vaja, et tee logo ja siis ma tegin Disco 4000 ja siis nad kleepisid nende kiivrite peale, taustalauljatele olid kiivrid ja siis kiivrite peale oli see kleeps. Nii et see on jah, minu looming on laval käinud ja kusjuures üks aasta ma mäletan Rolfi ühele loole, Rolf tegelikult tahtis tausta graafikat, aga ma ei mäleta, mis seal oli, kas ma ei vastanud õigel hetkel või kuidagi, ühesõnaga mingi kommunikatsiooni errori, aga oleks saanud ka suuremalt pilti nii-öelda. No aga nüüd ma arvan, sa teed tasa selle kõik, enda jaoks vähemalt. No nüüd te teete tasa, jah. Kuidas siis on? Olete juba prooviga teinud, tekstid on käes või? No tekstid on, ütleme nii, tekstid on meie suult lahkunud paberile nii-öelda ettepanekute näol ja nüüd homme me siis istume maha ja loeme need tekstid lõpuks ka läbi, mis on kirja sai pandud. Laupäeval on päev otsa proovid ja siis nii et me hoiame seda,
enda jaoks ka natukene värskena, et ei oleks selline väga leierdatud ja võib-olla selline natukene haavatavust jääb sinna meie õhtu juhtimisse, nii et jaa. Kuule, ma teen teile väikse testi ka. Mul on... Ma ei saanud kohe päris värsket tekst, aga ma võtsin eelmise aasta esimese poolfinaali saatejuhtide avaspiigi. Et äkki, Martin, sa hakkad Marko Reikopiks ja Kristel, sa hakkad siis Elina Netšajevaks. Ja teeme nii, et ma siis juhatan teid nagu saatejuhina sisse ja vaatame, kuidas võiks siis saatejuhi debütantide avaspiik kõlada raadios ja siis pärast saab saatejuht siis võrrelda, kuidas mullu Reikop ja Netšajeva siis hakkama said. Aga proovime. Nii. Teie ees on tänase poolfinaali saatejuhid Kristel Aaslaid ja Martin Veisman. Tere õhtust, armsad televaatajad! Õues on täis kuu, aga meil siin ETV stuudios särab täisvalguses 88 prožektorit, sest algab Eesti Laul 2018. Ja statistikaga jätkates, muusikaekspertide žürii valis välja 20 kõige paremat uut Eesti Laulu ja seda koguni 258 toodud laulust. Tänasest saatest saavad edasi finaali pooled laulud, 10-5. Ning head televaatajad, meil on teile väike uudis. Meie hääletussüsteem on veidi uuenenud. Tänane hääletussüsteem on läbinud suure testimise, üks Šveitsi sõltumatu labori sõltumatus Exceli tabelis ning täna toimub selle hääletussüsteemi maailma esiettekanne. Hääletus toimub 2 voorus. Esimesest voorust pääseb edasi 4 laulu ja teisest 1, kokku 5. Esimeses hääletusvoorus loeb ka žürii arvamus, aga teises voorus ainult teie oma. Head televaatajad, me oleme valmis kuulama laule. Ja vaatama. Eesti Laul 2018. No põhimõtteliselt võib lauale lasta kohe ju. Ei ole mingit probleemi. Jumal hea, et me eile vaatasime läbi selle eelmise Ja, aasta harjutasime, poolfinaali. Me ei maganudki täna selle, et vigu ei tuleks. Jah. Aga üldiselt, millele siis Normet on tähelepanu pööranud ja mis näpunäited on teile andnud? Minu arust on põhiline, mis mina näiteks Normetiga rääkides, et me oleksime vabad, et meil oleks endal meeldiv ja mis me ise Kristeliga oleme mõelnud, et kuna Kristel on olnud seal diivani peal, ütleme sellise artisti rollis, siis meie tahaksime või meie enda soov oleks, et kõikidel nendel esinetel seal samas stuudios oleks võimalikult meeldiv olla. Et see on selline tore õhtu ja see kindlasti peegeldub siis ka vaatajatele, et see on selline südamesoov minul. Jah, et võimalikult me oleks meie ise, et nagu Mart on ka öelnud, et ta ju ikkagi valis või nemad valisid meid saatejuhi rollidesse meie endi pärast, et siis et võimalikult anda seda, mida me oleme suutelised endast andma, et seda mitte ära peita kuskile. No üks tore asi nende poolfinaalide ja finaali juures on alati ka need artistide intervjuud pärast esinemisi, et Kristel, sul on see kogemus olemas, et kuidas on vastata siis seda, et mis tunne siis oli? Isegi sportlastel on nõme, kuidas artistil on? No ta on selline stamp küsimus, no mis tunne on, sest tegelikult ikkagi kõik tahavad ju teada seda, et kui mõtled küll, et nad endalgi meil käis siin nagu peas läbi, et ta on nii siuke imelik küsimus ja kõik kogu aeg küsivad seda, aga samas see on selline asi, mida kõik tahavad teada, et paratamatult televaataja mõtleb, mis selle artisti peas nüüd juhtub, et ta on tegelikult raske küsimus, sellepärast, et sul on valida, kas sa vastad nüüd sellele, et kas sa vastad nüüd sellele, et oi jaa, et siuke pingelangus, et nüüd on tehtud, nüüd jääb ainult üle oodata, et mis nüüd seda saab, või siis sa hakkadki seal rääkima, et no tead, ei meeldinud see, et see läks ikka nüüd natuke valesti ja sealt oleks võinud teistmoodi teha, aga üldjoontes vist ikkagi esinejad ju keegi ei ütle, et me saame ju praegu teada ka, et peale esimest poolfinaali see põhimõtteliselt peale loo esindamist jooksid lavalt ära, aga siis kui oli intervjuu, siis intervjuus ju seda elu sees ei ütle. No ei ütle jah, et kuidagi see on see, et kuidas sa nüüd võtad, kas sa võtad seda intervjueerijat nagu sellist nagu halamispunkti, et mul läks kõik nii valesti, palun hääletage minu poolt, ma teen paremini. Või siis on see, et ütledki naeratades, et väga hea tunne on, aitäh, et aga sealt nagu jällegi peegeldub see, et kuidas sa ennast siis rahvale esitled, et mis su vastus siis täpsemalt on, kas sul on see stamp vastus ja kuidas sa seda esitled. Et tegelikult ta annab ikkagi mingisuguse sissevaate sellesse inimesse. Ja võib-olla valmisoleku ka, et kas sa oled
valmis seda lugu uuesti esindama, kas see on osa sinust või sa oled lihtsalt, noh, ma ütlen, kui ma vaatan neid artiste läbi aastate, siis on osad artistid, kes mul on tunne, et nad teavad, milleks nad tulevad ja on osad, kes lihtsalt nagu proovivad, vaatame, mis saab. Ja mõlemad pidi minu arust on täiesti okei. Täiesti okei, lihtsalt peaasi ongi selles, et selle kõige juures on see siirus ja et see läbinähtavus ikkagi vaatajale, et vaataja saab ka täpselt aru, et kas sa tulid proovima ja sul läheb praegu päris hästi ja õnneks ja see on nagu tore ja seal on nagu hea meel või sa nagu oled lihtsalt seal, et mul on lihtsalt vaja nagu kuulajanumbreid juurde, et nagu teeme selle intervjuu kähku ära ja noh, ma ei tea, et noh, see on kõik väga vahva, mis te siin teete, aga kas ma saan selle video pärast nagu mälupulgale ka, et ma tahaks oma YouTube'i üles panna, et noh, et see on nagu selline asi, mis vaatajatele kindlasti väga palju kõigutab ikkagi seda arvamust hääle andmisel või mitte andmisel. Ja minu arust on lihtsalt tore Eesti Laulul see, et see on tõesti üks selline võimalus, kus artistid näiteks see aasta ka, kellest me ei ole mitte midagi kuulnud, saavadki ennast näidata ja see on see koht, et kui ma kujutan ette artistina, et mõelnud, ma tahaks, et mul oleks selline võimalus, see on sinu võimalus. Et saame näha, kas seda ei ole kerge saada endale seda võimalust, aga kui sa selle saad, siis see on päris tore. No näiteks Ariadne eelmine aasta minu arust peale Eesti Laulu ikka korjas ikka väga palju tuntust ja nüüd aastaga on tema jaoks päris palju muutunud. Elab USA-s, eks. Lõpetuseks, Kristjan, ma tahan ühest teisest konkursist ka rääkida. Praegu käib sajandi saarlaste valimine, et sa tead selle kohta midagi või? Ma olen kuulnud ja see tuletab mulle meelde, et ma olen jätnud ühele e-mailile vastamata. Ma vaatasin, et sind ei olegi siin nimekirjas kusjuures. Siin on üle 300 kandidaadi ja sa pead hästi esinema Eesti Laulu. Äkki siis lisatakse, aga kui sa peaks valima enda jaoks kõige olulisema saarlase, kes see siis oleks? Minu ema. Sinu ema, jah? Ta on saarlane ja ta on väga oluline minule. Absoluutselt. Ma ei saakski muud moodi vastata sellele. Martin, kelle sa valiksid? Ma pean ütlema, et ma jään siin Kristelit ei saa valida. Poliitiliselt jään korrektseks, et ma pean ütlema, et kõik saarlased enda tutvusringkonnas on väga erilised. Ja seal on mingi selline eriline õhkkond nende ümber. Nad on hästi vahetud, sõbralikud ja hästi soojad. Nii et tervitan siinpool kõik enda saarlastest sõpru. Ja kõik saavad. Nad tervitavad kõik vastu, ma tunnen seda energiat endas. Suurepärane, Kristjan ja Martin, suur aitäh teile ja jaksu selleks laupäevaks ja järgmiseks laupäevaks. Suur aitäh!